Kas võtame vaikselt jutujärje üle? Kõigepealt ma pean ütlema, et on tohutu suur au istuda niimoodi Peter Lindbergi kuldse viisiku fototaustal. Aga ma tahaks öelda, et võtaks sellest Peter Lindbergi näituselt kaasa selle pealkirja Olemise kergus, mis sobib väga heaks atmosfääriks igal hetkel, ja samas libistaks juttu Toomas Volkmanni täisminevikule ja uuriks, mis selle täismineviku taga peidus on. Mina olen Anu, ma olen moeajakirjanik, Marion on otse moetemplist EKAst ja Toomas Volkmann, presidendi aumärk rinnas, otse Tartust. Aitäh, Anu. Aga mina tegelikult mäletan Toomas Volkmanni sellest ajast, kui ta oli veel Hortus muusikuse laulja. Skanti laulis. Ja Toomas oli väga uje mees ja mina olin samuti väga tagasihoidlik. Ja siis meie esimene kohtumine nägi välja niisugune, et tema vaatas nii, mina vaatasin nii. Meie jutt klappis väga hästi, aga tähendab, me lihtsalt ei julgenudki teineteisele otsa vaadata. Ja siis mul tuleb meelde järgmine hetk, kui ma töötasin juba ajakirjanikuna ja kui Toomas Volkmann tuli Londonist. Ja ta oli ikkagi Londoni moe lahinguväljal käinud mees. Ja ta istus mu vastu ja oli nagu niimoodi. Minu areng nii kiire ei olnud, nii et ma lihtsalt nagu kirjutasin üles mõtteid, mis siit sealt Londonist kaasa olid noppinud. Aga tegelikult mind huvitab see küsimus, et kas selleks, et ennast leida, tuleb nii kaugele minna või tuleb korraks ära käia? Jah, ma kunagi sulle ütlesin, et La Rochefoucauld 1630 või kuskil seal kandis ütles, et mered lahutavad ainult mandreid, aga mitte meie hädasid. Nii et tegelikult mingis mõttes on, jah, loomulikult on tarvis ära käia, et ennast näha nagu kõrvalt. Aga ma ei tahaks alahinnata seda, et ma olen alati öelnud, et minu kõige suurem loterivõit on olnud minu sünnidaatum passis. Võitjate põlvkonna esindaja. Ja mul on hea meel öelda, et me oleme kaasteelised, me alustasime täpselt samal ajal. Et jah, et see on erakordne aeg, et samamoodi nagu Vincent rääkis just Lindbergist, et me ju räägime tegelikult ikkagi 90-ndatest. Ja see on olnud nagu meie jaoks nagu veidike kummaline, hoopis teistsuguste värvidega, aga nagu ka need kajad on olnud kogu aeg meie 90-ndates sees. Aga see, et kui ma räägin, et ma olin seal Londonis ja siis tulin tagasi ja ta küsiti, et kas sa ei tahtnud Londonisse jääda, et seal ju kõik hakkas juhtuma. Tegelikult sel ajal veel ei juhtunud. Et sel ajal oli veel selline igav minimalism ja mitte keegi ei teadnud, kuhu poolest läheb ja siis oli nagu ühel hetkel plahvatas kõik. Märgid olid õhus ja see plahvatas. Aga samas olid, kui sul on nagu suured fotograafid ja sellised supermodellid, siis sinul ei ole mitte mingit kohta. Aga see ei ole võib-olla isegi nagu ajamärgiline, see on lihtsalt, et suures linnas üks fotograaf ei leia oma kohta, et sa lõpetad oma kursused oma 1,5 aastat seal ära ja sul on 2 varianti, kas töötada kui veab kellegi juures assistendina. Assistendina, või siis minna teise kohta. Ma ei tea, näiteks minna Liverpooli või seal on see asi kindlasti hoopis kergem. Aga tulles tagasi Eestisse, siis mulle tundub, et kõik need uksed kuidagi hakkasid paukuma ühele teisele poole, nagu see, mis siin sündis. Oli võimaluste aken. Jaa, absoluutselt. Nagu öeldakse. Jaa, täiesti. Marion käis ka ära. Tagasi sa tulid ja sa oled öelnud, et sa tegelikult ju moefotoga ennem üldse ju ei tegelenud, kui sa Londonisse läksid, on ju.
ja meie sõprus saab alguse siis sellel samal aastal, kui sa tegelikult Londonist naased. Mina naasen Saksamaalt oma õpingutelt ja siis me oleme nagu kaks valget varest, kes ei saa aru, mis ümberringi toimub, et meil olid omad naljad, meil oli oma ühine arusaam briti huumorist, just oma sõprusringkond ja see nagu toitis, et kuidas sulle tundus, et mul on nagu oma vaade sellele, et palju sa seda Londonit nagu kaasa võtsid ja palju sa selle reaalsusega, mis siin koha peal oli? Tead, sul on kaks aspekti. Ma mäletan seda, et kui ma 94 augusti lõpus lennukiga niimoodi maandusin ja see tundus kuidagi eriti kulunud. Mõelge aasta 94, ma ei tea, mõnede mälu lihtsalt ei ulatus nii kaugele tagasi. Et aga see oli nagu üks kulunud august, kus rohi on selline koltunud ja kogu selle suvetolm on selle peal ja siis see buss venis niimoodi tossutades bensiinilõhnaliselt ülevalt sealt mäe otsast alla ja ma olin nagu väga elevil, et ma lähen linna, mul oli kesklinnas korter veel olemas. Ja siis ma sain aru, et ma läksin Raekoja platsi, läks mul 5 minutit ja siis Balti jaama läks 3 minutit. Linn oli täpselt nii suur. Ja siis tagasi tulles Vabaduse platsi, see oli 10 minutit ja siis kui ma jõudsin Kosmose kino juurde, siis ma sain aru, et nüüd edasi peaksin ma ilmselt viisa võtma. Ma mäletan seda, et kui ma tegin intervjuud ekskursioon Londonis Eesti moekaima mehega, siis olid väga rahulolematu, missugused üldse eestlannad välja näevad. Et tähendab, et 20-aastased naised, et neid ei ole võimalik vaadata, 30-aastased olid natuke huvitavamad ja tüdrukud, teismelised, meeldisid sulle kõige rohkem oma naturaalses ilus. Aga ma pean ütlema, et sellel ajal tegelikult ei olnud ka inimestel üldse arusaamist moest kui sellisest. Ma mäletan, kui ma läksin esimest korda ajakirjanikuna Londoni moenädalane, siis eks ma olin ju ka vaadanud, et moodsad inimesed näevad ju natuke teistmoodi välja. Ja ma mõtlesin, et ma lähen sinna, jumal harilik inimene, ja ostsin nagu viimases hädas siukse pika elerohelise salli ja keerasin selle ümber kaela ja siis olen seal ajakirjanike rivis kõik nii rahulikult ja siis sain aru, et ole sina ise, ei ole vaja seda rohelist salli. Siis libistasin selle kotti. Aga nende eksentrikute jaoks oli tegelikult oma, et sellised väiksed loosid olemas, nii et päris selline lihtne see ka ei olnud. Aga mis mul seal sai väga selgeks, et kui ma räägin et Londoni perspektiividest, et mis seal siis oleks võinud olla, siis kõige lihtsam perspektiiv, et minna nagu selline kättuvoog fotograafiks. Ja, sinna rivi lõppu. Ja 100 või 200 fotograafi. Lõppu, ja sinu ees on nagu 4-5 rida selliseid karjuvaid fotograafe, kes ütlevad näiteks, et Kate Moss tuleb niimoodi nende poole, et Kate, get your tits out! Niimoodi, või nagu mingisugused sellised täiesti jõudsaid, selline nagu loomakari, kes oli pääsenud agressiivne, selline muskusest lõhnav loomakari. Ja ma mõtlesin, et ei, see ei ole nagu absoluutselt, see ei ole nagu mitte mingisugune, et ma ei ole enne seal olnud, ma ei ole neile mitte midagi võlgu ja ma ei taha ka sinna saada. Aga sa said siin suurepärase töökoha, sellepärast et sinust sai moefotograaf ajakirjas Anne. Ja, aga tegelikult enne seda olin ma teinud ka paar sellist fashion projekti mingisugustele, kas oli Sangari teksapükstele. Ja see oli päris tore. Kommertslik töö. Ja ta oli kommertslik töö ja ta nägi välja natuke nagu Guess Jeansi asi. Seepärast, et me ei elanud tegelikult päris kotis. Ma mäletan 80 keskel ma käisin Rahvusraamatukogus ja vaatasin L'Uomo Vogue'i ja isegi ma olen sealt salaja, sellal kaamerad ei olnud, sai rebida lehti välja. Ja need lehed on mul siiamaani alles, ma kleepisin A3-de peale, nad eraldi, et see oli mul nagu selline pukk.
et see ei olnud nagu täiesti tundmatu maa minu jaoks ja vaata, ma rääkisin sulle ka, et tegelikult kui ma Londonis olin, siis ma tegin kaastööd stiilile, ma kirjutasin selliseid pikki lugusid. Moetekste. Ja moetekste. Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Calvin Klein ja seal oli veel mõningad asjad. Nii et kui ma tagasi jõudsin, tegelikult ma olin nagu kirjasura. Ja, teksti autor. Ja, teksti autor, jah. Kas sul ei olnud ka koostöö Areeniga või oli see kuidagi Eesti Ekspressi osana ilmus tookord? Aga see oli nii, et see oli, Areeniga see oli pigem moeväline. Ma tegin mingisuguseid naljakaid aastavahetuse postkaarde. Sama stiilis, nagu ma olin enne üldse omi asju pildistanud koos Igavesti sinu ja selle seltskonnaga. Ja mood tegelikult kuidagi tuli sellise ilmutusena nagu äkki kogu meie ühiskonda. Et ajakirjanne, mis hakkas ilmuma Eesti Ekspressi vahel, tuleb 95, minu arust, eks? Ja kas 97 tuleb ta nagu eraldi ajakirjana juba. Ja ma hakkasin kohe algusest peale tegema sinna pilte, nii et ma ei tea, kuidagi ma olin neile silma jäänud. Kui palju sul anti vabadust? Absoluutselt. Kogu vabadus? Ja kogu vabadus. Mulle istunud keegi kõrval, kes oleks öelnud nii, et see, mis nagu 10 aasta pärast juhtus, kus meil veel ei olnud mingeid hierarhiaid, et Tiina Lang ütles, ma mäletan, et minu näitusel seal on üks daan poolpaljas, seisab seapeaga ja Tiina Lang niimoodi, ma näitasin jõuluseeria. Ja see on jõuluseeria. Jõuluseeria, ma mäletan seda seeria. Et see oleks tänapäeval võimalik, et aga sellel Tiina Lang lihtsalt vaatas seda vastuvalgust, ütles, et ma ei tea, kas see on nagu päris õige. Ma küsisin, mille pärast mulle ei meeldi need tumedate peadega naised. Tuletage meelde. Ja ka meest Londonist peab uskuma. Esiteks, Anne Kaane kirjad jutustavad enda eest. Stringid moes või moest. Nädal kopika koina. 10 nõuannet higistajale. Kuidas intrigaani ära tunda. Ja seal sees, ajakirja sees, elab täiesti eraldi elu Toomas Volkmann ja tema maailm. See seeria, millest sa räägid, kandis nime Jõulud teiselt poolt. Ja seal on imekaunis modell Grace, kes on täiesti alasti ja hoiab käes nukku. Ja et see foto nagu siivas oleks, on sellel nukul silmad kinni teibitud, et ta ei näeks. Teadks, kui ta on liiga noor. Ta ei või näha, mis seal allpalt sünnib. Toomas, mis sinu peas sündis? Ma ei tea, tegelikult... Võib-olla ei pea avama. Ei, aga laps ei või seda näha. Kas ei kinnita mitte jälle seda sama ütlemist, et mood või moefoto ei ole tegelikult ju lugu riietest? Jaa. Vaid see on elus ikkagi millestki muust. Kui ma rääkisin selle loo lahti, siis minu arust kas see oli üks lahesõja aeg või oli pärast seda veel neid sõdu tuli mitmeid. Ja ärme lähe nii kaugel. Ja sellepärast, et sa nägid, seal oli okastraat ja kõike muud seal. Nii et kuhu teha see, kus tõmmata see joon, et kuidas olla ajaga kaasas, eks, ja kuidas olla veel moodi, kas see on üldse nagu, et milline on see vorm, mis sobib sinna vahele. Aga tegelikult, kui me mõtleme 90-ndate peale, siis minule meeldis just see, et see aastakümnete diktaat oli nagu läbi, algas niisugune täiesti uus ajastu ja korraga oli moes nagu naine ise. Mitte niivõrd riided, vaid see, kuidas sa neid kandsid. Ja näiteks Peter Lindberg, kes pildistab korraga 5 naist. Oluline on ju see attitude. Ja, aga minu arust seal on 2, mitte 2, vaid nagu rohkem aspekte, et kui me võtame, et sel ajal olid suured fotograafid, 3 neist olid sakslased, Peter Lindberg, Ellen ja Helmut Newton. Niimoodi, nende naised on kõik totaalselt erinevad naised.
ja nad pildistavad kõik naist, tähendab Helmut Newton pildistab läbi oma naise teisi naisi. Nii et te peate teadma, et kui te vaatate Helmut Newtoni pilte, siis on seal istub tagasi selline daam, kes ütleb, et vaat selle naise sa võtad ja selle kaadri võtad niimoodi. Ja siis on Peter Lindberg, kes tegelikult valib, kelle selja taga on täpselt samamoodi 40 assistenti, kes aitavad teda. Ja siis on Ellen von Unvert. Ja Ellen von Unvert, eks. Ma arvan poole vähema assistentidega ja see on naine, kes pildistab naist ja kõik on see seotud seksuaalsusega. Absoluutselt, et kui me räägime nagu Peter Lindbergi, siis minu arust on väga oluline mõelda seda, et kogu seda kolmest rida, et kuidas naine või üleüldse seksuaalsus suhtestub selle fotograafiga. Ja täpselt samamoodi nagu on Peter ütleb, et meesterahvast ei ole nagu mõtet pildistada, seepärast, et ta ei anna eriti palju informatsiooni ja ta tegelikult ei tegele sellise otsese lahtise seksuaalsusega, nagu on Ellen von Unvert. Aga see sama body on 90-ndatel väga selline nagu sõna täiesti. Ma toon veel ühe näite. Üks moeseeria Toomaselt sellest samast ajast on niisugune, et kes ei tööta, see ei ja 3 punkti. Ja siis fotod. Need olid Mari ja Marge, olid modellidena nimetatud, aga nägusi polnud üldse näha, seepärast, et need olid liiga siivutud pildid. Modellid aluspükstes, üks poolitab tomateid. Jalga vahel. Jah. Teisel on niimoodi revolver suunatud kontsadele. Jalas on väiksed flipperid. Siis oli veel aksessuaariks väike valge küülik. Ja jalas olid, kas olid Miki Hirtega pisikesed lastepüksis? Jah. Kas ei ole Herb Rits mitte öelnud, et selleks, et moefoto oleks ikooniline, peab olema seal kas provokatiivsus või sa kuidagi mõjutad neid piire, nagu kuidas ühiskond naisi nagu tajub. Ma arvan, et siin ei ole tegemist väga hea paralleel nihutamisega, siin on piiride purustamisega. Lammutamisega, jah. Aga kui sa ütled, et purustamisega, siis see ei tunnud absoluutselt niimoodi ja põhjus on selles, et nagu ma enne viskasin õhku selle sõna, et hierarhia, et meil ei olnud nagu moraali hierarhiaid. Tähendab, kui Mart Haber, kes oli siis 16 aastat, 16-aastane minu armas sõber, niimoodi, kellel läks tänavale, tal oli seljas selline mürkroheline kunstkarusnahkne kasukas, Tiina Tiituselt muidu, ja jalas kauboi saapad ja blondeeritud peaga, ta ei saanud isegi nagu mitte ei sõimavaid ega pigem öeldi, et nad näed lahe välja. Et aga see ei olnud nagu ohtlik. Et kui sa mõtled seda ühiskonda, eks, kus see toimus, siis see liberaalsus, mis sel ajal oli, ma arvan, et see oli, kas see oli kohmetus, et ma ei või öelda, aga ma arvan ka see, et ei olnud mitte mingisuguseid selliseid tugevaid seisukohti. Aga vaata, mis ma tahtsin veel öelda, et ühtepidi sa ütlesid, et kesksel kohal on naine, et intellektuaalne, mõtlev inimene. Ja, aga siis me räägime, eks, Peter Lindbergist, aga kui sa nagu mõtled sealt edasi, mis hakkab 96, 97, 98, kus tuleb Alexander McQueen, Galliano, et see läheb nagu hästi dekoratiivseks, see läheb nagu totaalseks barokiks ja sellele, kõik need, kes ütleme, Helmut Lang või teised minimalistid, eks, kes seal kõrval on, nad on pildid, aga nad ei ole nagu sellises valguses lihtsalt on olemas moekunstnikke, kes jutustavad lugusi oma loominguga. Mul tuleb praegu meelde, et Galliano lõputöö Central St. Martinsist, mis sai... See on siis 89 juba, eks? Oli Prantsuse revolutsiooni teema. Aga ta on ju jätkanud seda ja on toonud selle nüüd ju tänapäeval ka ju Margiela. Aga kuidas sina modellid tööle saad?
ja mis toimub üleüldse seal platsil, kui näiteks Marion on stilist, sina oled fotograaf, siis on modell, meikar, tuba on rahvast täis, sina lood meeleolu. Ei ole, meil ei ole seda võimalust, et on... See meeskond on väga väike. On väga väike, kas on 4, 5 on juba väga palju, kes mind aitaksid. Et sa töötad ikkagi nende inimestega, keda sa tead ja paratamatult, et kui vaadata üleüldse nagu fotograafe, sa ei vaheta, kui fotograafia või fotograafi elu on selline sõit ühest punktist teise või mäest alla, et sa ei vaheta vahepeal hobuseid. Et sa tead, et nad... Sa räägid praegu modellidest. Ma räägin modellidest, seepärast, et mulle meeldib kogu aeg modelle võrrelda hobustega. Miks? Seepärast, et mulle meeldivad hobused, nad on nagu nii ilusad. Ja kui sa vaatad araabia luulet, siis naist võrreldakse alati kogu aeg nagu kas sälu või märaga isegi niimoodi. Ja kui vaadake araabia hobuseid, need on lihtsalt kunstiteos, jalgade peal ja liikuv ka veel. Nii et... Aga kui suurt eeltööd sa teed enne, kui sa pildistama hakkad? Ma teen päris palju, seepärast, et praegusel ajal ma pigem... ma käin läbi Pinterestist, aga Pinterest on selline hästi hektiline, seal ei ole vaata nagu tervet lugu. Ja nagu ma ütlesin kunagi, et mul on 16 meetrit erinevaid võuge kodus, et ma võtan lihtsalt näiteks mingisuguse Sotsani Itaalia võugi võtan ja vaatan selle läbi. Seepärast, et tähtis ei ole isegi nagu, tähtis on see tunne, mis sa saad või nagu see eelhäälestus. Ja selleaegsed moeseeriad, nad on ju 20-25 lehekülge pikad. Narratiivid. Ja nad on ikka narratiivid, nad ei ole sellised... Nad on ikka moelugu. Ja just nimelt, me ütleme moelugu. Igal fotol on oma sisu on oma algus, lõpp, siis see koht. Aga see on midagi sellist, mis tegelikult tuleb ju moefotosse 90-ndatest, et kas sa ise tunned, et see kuidagi... Sinu loomingus on jätkuvalt nii, et sa vajad seda loo jutustust läbi sellise pildiseeria. Et see ei ole ainult see üks portreefoto või see jäädvustus. Paratamatult ma olen nagu omad portreed, mis on ka mul näitusel, et nad tulevad ikkagi kuskilt nagu mingi jutustuse, kas seest või algusest või kuskilt. Ja see nagu minu positsioon, ajakirjas, et kui sa mõtled, et sa teed 15 aastat, või mitte 15 aastat, peaaegu 14 aastat teed ühes ajakirjas tööd, mis tähendab igal aastal 12 kaant ja siis veel 6 moelugu, pange need arvud kokku, igas moeloos on vähemalt 6 pilti. Tähendab, kui me alustasime, siis ma mäletan, mingi 90-ndate lõpus oli meil 16. 9-12 oli täitsa tavaline. See oli täitsa tavaline niimoodi. Et kui sa need asjad paned kokku, siis jah. Aga ma ei saa, nagu selles situatsioonis ma ei saanud loomulikult teha lihtsalt seda, mida ma tahan. Seepärast, et on üks ajakiri saab toita ainult ühte fotograafi palgaliselt. Ja see tähendab, et sa pead igas numbris olema või vähemalt 4 numbrit kogu aeg nagu erinev olema, siis uuesti võib-olla tagasi tulema selle tsükli juurde, mida sa tahad teha. Aga ma ei kaebaks, et mul halb oli. Aga ma imetlen seda vabadust, mis sulle anti, sellepärast, et ma töötasin sama kirjastuses, samal korrusel, paar ust edasi, ajakirjastiil ja ajakirjastiil niisugust vabadust siiski ei olnud. Et nimi kohustab ja väga nagu teadvustati, kes on see sihtgrupp, et heal järjel nõudlik haritud naine ja kõik pidi olema ilus. Aga meil ei olnud nagu moepolitseid seal taga ja ka võib-olla sellepärast, et keegi ei arvanud, et nad võiksid midagi paremat välja mõelda. Ja kui mõelda selle ajakirja sisule moeseeriat. Et see oli selline tõesti eksentriliste moeseeriate
leheküljed sellises igapäevases maanaise tegemises. Aga siiski mina arvan, et hea moeseeria omaduseks on see, et seal on, et ma saan aru, et fotograaf tunneb nagu moekoode. Et ta on ise inglise keeles öelda fashion speaking person. Ma olen nõus sellepärast, et nagu moe ajal, kui ma võin öelda ja laiata, et või korrata kedagi, et mood mind ei huvita, aga asi on ju tegelikult selles, et kui me räägime 90-ndest, mida me omavahel rääkisime ka. Me tuleme. Ja, et 90-ndatel on hästi oluline, et kust mood tuleb, et mis mida dikteerib, kes olid need, kes dikteerisid ja kui vaatad näiteks sina töötasid stiilis, eks, seal kogu aeg jooksid, kes nagu moeajaloo retrospektiivsed sellised tekstid ja see lihtsalt andmete ülekordamine, kogumine, süstematiseerimine, pluss veel kümnendite süstematiseerimine ja suur nimede kujude väljatoomine, see oli hästi tüüpiline selles ajas. Ja ma mõtlen isegi, mulle sattus mingi, kas oli, see võis olla kuskil 97 inglise L, ma ei räägi Vogue'ist, ma räägin L magazine. Ja võtsin selle lahti ja seal on täiesti arvestatavad sellised sotsioloogilised uurimused. Ja, just. Ja see oli kõik nagu nii põnev, nii et ma võisin selle L-i ette võtta ja mul on mingid hirmu, et Kardashianidest tuleb nagu mingi lugu, et nende mõju moe ajaloole. Täpselt, aga see ongi see teine asi, et üks on see, et fotograaf tunneb moekoode või brändikoode ja teine asi on see, et see moeseeria peab elama ikkagi oma ajas, ta peab olema kultuuri hetkes ja mina mõtlen, et need sinu moeseeriad Annes andsid edasi niisugust 90-ndate vabaduse iha, siis meie võimaluste läbi mängimist, eks ole, kes me üldse oleme, siis klubikultuuri, seepärast, et see oli tol ajal nii elav. Ja loomulikult ei olnud veel toimunud terroriakt New Yorgis, nii et see oli maailm, mis tegelikult nagu tuletas pidevalt meelde, et HIV on ohtlik nähtus ühiskonnas ja elagem turvaliselt. Aga vaata, see on nagu põnev, et sa selle välja tõid, et ühtepidi, kui me räägime, et see oli hästi vaba, et nagu kõik oli nagu võimalik, tegelikult meil oli seesama HIV oli ühel poolt tekst, siis me 92 me olime just saanud, me olime lõpetanud nii-öelda kõigi selle viletsuse ja vaeva ja ega me ei olnud nagu majanduslikult nagu mitte kuidagi paremad, me olime tulnud nagu läbi nagu sellise hädaoru ja jõudnud nagu sellisele aeglaselt tõusvale platoole. 98 on Vene börsikrah niimoodi, et need, kellel oli raha, kes suhtlesid Venega, ka meie firmad, me kukkusime uuesti alla niimoodi. Ja sealt läheb edasi kuni 2008, kus tuleb nagu üle maailm majanduskriis. Nii et kui ma mõtlen ja need sõjad, mis seal vahepeal on olnud Balkani sõjad ja ikka libiseb jutt. et see ühtepidi mulle meenutab see meie, nagu ma olen öelnud tihtilugu, et see on nagu meie väike Weimari vabariik. Et kus on nagu, tähendab, hullemaks ei saa enam minna, aga tegelikult läheb järjest hullemaks kogu aeg. Ja et kilo leiva eest annad sa välja rahatähti 3 kilo eest niimoodi. Räägib mees, kes tegi samal ajal niisuguseid moeseeriaid nagu Kuri nahk. Stilistiks oli Esta Frosch ja modelliks oli Edvig Maigre ja rõivasteks oli bikiinid ja pikad karusnahksed kasukad. Imeline seeria. Või siis Millenniumi number detsember 2000, kus on Kaane Laigi vahing ja ta on brokaat rõivastes heinakuhjas. Mis on täiesti suurepärane, see võiks olla siin majas. Suitsu. Ja loomulikult. Kusjuures ta teeb suitsu heinakuhjas. Ja, kõik oli pahe. Aga see oli nagu mõeldud seepärast, et kui me räägime aastal 2000, meil oli kogu aeg hirm, et kui tuleb 2000, siis tuleb see baag, eks, mis lükkab meie kõik arvutisüsteemid segamini ja 2000, et ongi maailma lõpp. Ma räägin nagu veel sina kartsid sama? Ma ei
tea, ma ei usu. Ma kuidagi tajusin seda vastuolulisust nagu, et eks me ikka ju näeme asju paremini siis, kui me neid kaugelt vaatame ja oskame võib-olla hinnanguid anda tänasel päeval hoopis teistmoodi. Et mina mäletan seda 90ndate aega hästi vastuolulisena, et see ühelt poolt see selline überglamuur, eks ole, mida me siin võib-olla 80ndate järelmõju. 80ndate järelmõju ja siis tuleb peale, nii nagu tegelikult ju Vincent siin ka ütles, eks ole, et kui sa oled liiga palju nagu siin, ma ei tea, Nirvanat kuulanud, et siis sa vajad nagu midagi muud, on ju, et see vastuolulisus, see anti-fashion'i peale tuleks ja see tegelikult see, mida me mõtleme täna ju 90ndatel, et me tegelikult me räägime sellest värvilisest nagu glamuurimaailmast ja teine on siis see minimalistlik, see ilus minimalism, on ju, et mis kõik nagu trendidega tegelikult ju nagu tagasi tuleb. Aga see andis sulle võimaluse neid, just, me räägime Helmut Langist, me räägime Margelast, me räägime Ande Meulemeestrist, eks ole, et kõigest sellest, mida me tegelikult tänapäeval ju väga-väga peame, mis sellel hetkel kategoriseerib ennast ju antimoena. Et ta on ikkagi nagu protest millelegi. Aga sa rääkisid lugusid, ma olen teinud salaluuret, uurinud Inga Vatski käest näiteks, kes on öelnud, et sa teadsid väga täpselt, mida sa tahad. Inga on teinud ka sinuga nii modellina kui ka stilistina mitmeid väga meeldejäävaid moeseeriaid, et sa teadsid täpselt, mida sa vajad. Jah, ma tegelikult, kui ma nagu mõtlen, need kõige esimesed moeseeriad, mis ma tegin kuskil aastal 94-5, siis oli nii, et ei olnud isegi stilisti olemas. Ma käisin poodides ja sorteerisin, lihtsalt sõelusin naiste riietes välja, ma mäletan, kas oli kaubamajas, et ma vaatasin niimoodi kaugelt naiste kleiti ja siis tuli selline vanem daam, hästi viisaga, et teile kahjuks härra natukene väikseks jääb. Aga ainult natukene. Aga eks moefoto on ju meeskonnasport. Ja kui ma mõtlen Inga Vatski peale, siis tema oli täiesti see, et okei, tema tuli vist, kui sul on 6 lehekülge täita, mis tähendab 6 outfiti, siis tuli umbes 12 kohale. Aga Esta Frost tuli 6 lehekülge, ta tuli 6 outfitiga ja ma mõtlesin, et Esta, mida sa teed, et see ei ole võimalik. Ja ma nägin, et see kõik toimis. Seepärast, et ka see on võimalik. Aga näiteks, et kui ma enne ütlesin, et sul kujunevad välja inimesed, kellega sa töötad, mis on paratamatu. Miks ma peaksin kogu aeg vahetama hobuseid või miks ma peaksin vahetama meikareid või stiliste kogu aeg niimoodi hüsteeriliselt, et ma ei suuda isegi süveneda sel juhul nendesse. Et ma olen näiteks Kerlidin, kus ta meil siin on? Jaa, ma just tahtsin, Kerli on täna meiega, et Kerliga sa oled tegelikult ju läbi mängid väga selliseid opulentseid ja teatraalseid moeseeriaid. Ja aga seal on nagu oma põhjus seepärast, et Kerlit ma märkasin tema lõputöödes ja veidika ka vist enne. Nii et tema selline visioon, selline teatraalne, ühtepidi ja teistpidi tema teadmine kümnenditest, sest mina olen ikkagi selline ajaloos kinni. Mul lihtsalt tahab närripüsti, kui keegi ei saa aru, et mis on, ütleme, Ameerika näiteks idaranniku 50. algus või 50. lõpp, et kuidas ta ei saa aru. Mis on tänapäeval nagu selline müsteerium, millest mitte keegi ilmselgelt ei saa aru ja mida ei ole vaja. Kerli loomulikult, Kerliga me saime mõtlesin, Kerli sa mäletad, sealt, nagu San Francisco 54, niimoodi. Siis oli absoluutselt selge. Või sa mäletad seda Galliano kollektsiooni sealt või aasta 2004? Kõigepealt tuli see Prantsuse revolutsioon, siis tuli piraadid, geishad olid enne, siis tuli piraadid ja sa mõtled nende peale. Aga see ongi see moekeele nagu rääkimine, millest me tegelikult ju alustasime ja see, et lähme teeme täna Roversit. Mis see nagu võib-olla enamus oli ütle midagi, aga me muigame jälle. Kuule. Või seepärast, et samad, et kui sa ütled Roversi, see ei tähenda ju ainult, see tähendab esiteks stilisti valikuid, ka valguse valikuid, mis tähendab, et Roversi paneb inimese pool hämarasse ruumi, võtab taskulambid ja hakkab niimoodi sellega mängima, et ta on teinud sellega, samasugust tööd on teinud. Põhimõtteliselt nii nagu see meie
üks näitus on, ma ei saa öelda seda tütarlast. Elisaveta, eks, kes seal natuke roversilikult asju teeb, aga ta absoluutselt teistmoodi teeb seda asja. Et põhimõtteliselt sama tehnikat kasutades. Et aga nagu sealt tuleb, et kui ma Elisavetast räägin ja ütlen, et see on nagu Roversi või see on nagu Man Ray, seepärast, et sa pead kõikest asja teadma. Ja kui sa ei tea, siis nagu, kuidas ma saan seda usaldada? Kuidas ma saan usaldada, et nagu jõuaks kellelegi kohale see minu vihje või mis pilti ma tahan teha. Sest mul on paha komme, millest ma absoluutselt kinni ei pea, et ma joonistan alati välja kõik leheküljed. Sa teed eeltööd. Ma teen eeltööd ikkagi päris. See on meil väga sarnane ja tavaliselt selles etapis me oleme ka ju siis peegeldanud, et kuule, mis ja kuidas. Aga need piirid on väga täpselt nagu paigas, et usaldus on oluline. Ja siit tuleb üks moment, et need moeseeriad näevad välja nagu film. Nagu süžeega film. Ja sa nagu jääd mõtlema 4 või 6 leheküljega tänapäeval rääkida saad. Millest nad räägivad ja millest nad ei räägi. Et see on sama huvitav. Mulle nagu meeldis vaata see sinu pisikene piste, et 4 või 6 leheküljega seepärast, et lõpuks ma mäletan, kui need 16 lehekülge läks 12 peale, siis läks 8 peale, siis läks 6 peale, siis oli päris tükk aeg oli 6 peale, siis läks 4 peale, siis läks 2 peale, mis tähendas seda, et see on üks niimoodi avang. Ja ma pidin ikkagi nagu mingi loo seal ära jutustama, mis tähendab seda, et ma nagu ühe lehekülje peal pidi olema 4 pilti, mis tähendab jälle seda, et see pilt on nii pisikene, et sa saad kasutada ainult suuri formaate, sa ei saa nagu üldplaani kasutada, mis läheb lihtsalt kribuks seal peal. Aga see, ja kujundaja võis ruineerida su plaani, sest see ei sobinud sellel hetkel. Aga tulles nagu jutustuste peale, siis ma ei oskagi nagu väljaspool seda näha. Ma arvan, et nii nagu Johannese evangeeliumis öeldakse, et kõigepealt oli sõna ja sõna oli tema juures ja tema oligi sõna, eks. Et sealt algab jutustus. Ja väljaspool jutustust ma ei oskagi pildistada. Ja ka portreega on täpselt sama, et sa võid pildistada portreed ilma jutustuseta või siis jutustusega. Et see oleneb, nagu mis positsiooni sa võtad, et kas sa tahad nagu vormi hallata või... Kust tuleb see sinu vaimustus hästi tugevate naiste vastu, mis paistab su loomingust välja? Seepärast, et vaata, mehed on elus tugevad, aga kui sa paned nad kaamera ette, siis nad on mitte midagi ütlevad, nad võivad olla tugevad, aga nad ei ole nagu Fassbinder ütles samamoodi, et tema põhilised peategelased on ju kõik ainult naised. Et mees on nagu ainult naisele alluv masin. Ja teda ei ole mõtet filmida, tal ei ole ka lugusid. Seepärast, et ta ei liigu, ta on aheldatud oma sellises struktuuris. Nagu images ses mõttes, et tema jutustused on nagu niivõrd lihtsad. Aga naisel? Aga vaata, naine võib liikuda selle kesktelje pealt ühele teisele poole. Ja et kui ma ütlen kesktelge ühele teisele poole, see tähendaks nagu paremale vasakule, aga ta võtab kohe juba 3-mõõtmelise ruumi, mis näete. Samas me näeme su näitusel väga palju mehi. Ja 90-ndad on ikka. Ei, tähendab isegi minust räägitakse kui nad on võib-olla peidus seal meigi alla, aga need mehed on seal olemas. Kui fotograafist ja samal ajal mul on üks pilt, kus on 2 meest koos. Ma mäletan lihtsalt, kui ma arvan, et see oli mitte Koidu tänav, see võis olla su järgmine elukoht, kus sa astud koridori ja seal nad olid, et minul lihtsalt haakus ta kohe nagu, et see supermodellide ajastu 90-ndatel, aga tegelikult kerkivad ju esile ka mehed, kes aitavad neid lugusid jutustada. Mees kui atribuut ja hiljem siis tegelikult selline übermensch. Ja see on nagu tõsi. Markus Schenkenberg, ma just tahtsin öelda, et mitte kunagi pärast Schenkenberg ei ole mitte ühtegi super Gianni Versace mehed, eks ole, kes on ikkagi jäänud ju nende naiste kõrval. Nad on hästi kehalised, seepärast, et naine võib olla, naine võtab nagu, naisel on nagu nii palju erinevaid maske. Aga need maskid muutusid, kui oli millennium möödas, 2004, mis toimus siis moeajakirjadega?
Jah, vaata, me rääkisime, et minu jaoks oli see kõige selline katastroofi eelõhtu, et see oli Ameerika Vogue, kus enam hakatud kasutama kaante peal modelle ja sinna sattusid ainult vipid, et minu arust vaata, kas sa uurisid välja, see oli Jennifer Lopez, 2004. Ja selle võtsid kõik üle, seepärast, et kogu see Vogue'ide ja Ellide asi on ju Condé Nast, eks. Ja täpselt. Ja kadus ära, tähendab, need kaaned minu jaoks muutusid kõik hästi selliseks nagu lobisevaks ja kõike seda, mida sa oled kollases ajakirjanduses juba näinud, mis on läbi töötatud ja nüüd ühtäkki on ta veel nagu Vogue'i kaane peal, et see oleks nagu proletariaat oleks tõmmanud, pannud tiara omale pähe. Tegelikult siin on veel üks moment, et kui kaanel on modell või ka näiteks näitleja, ma räägin oma kogemusest, siis on niimoodi, et nemad ei sekku kaadri valikusse. Ja, absoluutselt. Aga kui on kuulus lihtsalt seltskonnadaam, siis tema mõtleb, et ta on nii palju vastu tulnud, et teda on pildistatud ja ta sekkub sellesse, milline kaader peaks kaanele minema. Et ühel hetkel, kui sa pildistad lihtsalt Anne Stiili näiteks ja seal on keegi vipp, ma olen nagu need väga hulle näguripäevi ja nagu öid magamata olnud, sellepärast, et valida kaadrivahet, kus üks daam pöörab kas nii palju või nii palju on see nagu, ja seal tulevad nagu täpselt teooriad, et kuidas see on nagu täiesti vale ja see on nagu täiesti õige. Ja põhimõtteliselt, kui ma paneksin need 2 pildi selja taha ja ta tõmbaks ühe pildi sealt välja, ta ei saaks aru, mis sealt teiselt poolt tuleb. Nii et need on kõik, see on nagu täiesti teine. Ja näiteks kui ma ütlen Elen Sürjega, kes oli mul üks lemmikmodell ja ma oletan teda juba 14. eluaastast, kuidas ta pärast Erki moeshow'd lihtsalt demonstratiivselt eitis pikali mingisuguse pingi peale, pani käed selja alla või pea all niimoodi ja teeskles magamist ja kõik käisid temast niimoodi kaarega mööda, seepärast, et ta oli nagu ta oli nii veenev. Ta oli nii veenev ja ta oli nagu nii ilus niimoodi. Ja temaga ei ole kunagi... Aga väga jõuline, ta on laiaõlgne, et seal on sellist Newtonina. No ta ongi Newtoni materjal ja ma ei tea temaga või ma ei tea ühegi modelliga, kes oleks öelnud, et ei, et nüüd sa panid nagu täiesti mööda, et ma tahan nii olla. Ja et mu käsi oleks pidanud puusast natuke kõrgemal olema või sa oleksid pidanud, et see meik ei ole absoluutselt see, mida ma ootasin sinult. Ja see valgustus täpselt sama moodi. Ja just sinult. Jah, eks näitlejad teavad oma parimaid pooli ja see on tihti seotud mitte ainult näitlejad, ka näitlejad ma olen kuulnud, et pilistada mõnda kuulsat lauljat, öeldakse, et sa pilistad mitte ainult siit vasakult poolt ja naeratus tuleb. Kas naeratus tuleb või ei tule või naeratus selgelt peab tulema. Ja maneerid tulevad ju kaasa. Nad ei ole modellid, eks ole. Toomas, sa ütlesid, et sul on kodus kilomeetrite kaupa moeajakirju. Kas need on Itaalia Vogue'id kõik? Nad on väga palju on Itaalia Vogue'i, ma arvan, et enamus ongi Itaalia Vogue'id, kindlasti on ääretult vähe Ameerika Vogue'i, Prantsuse Vogue'i, yes, no, aga põhiliselt ongi nad ikkagi Itaalia Vogue'id ja need ei ole nagu Looma Vogue'id, need on Itaalia Franca Sazzani aeg, seepärast, et Vincent rääkis täpselt sama, et see on nagu omaette epoh. Ja mulle meeldis tema see kokkuvõte, mis ta ütles, et need kaovad ära, et nagu järgmised põlvkonnad, kui nad ei näe neid pilte, seepärast, et nendes ajakirjades, mida mul on 16 meetrit, niimoodi, sa ei leia need mitte kuskilt, ma ei tea, netiavarusest. Neid lihtsalt ei ole skännitud, neid lihtsalt ei ole seal olemas. Franca Sazzani, temast see Itaalia Vogue'i peatoimetaja aastal 1988. See on täpselt sama aastaarv, kui Anna Vinturis sai Ameerikas peatoimetaja. Ja enne oli ta töötanud Vogue Bambinis, laste Vogue'is, ja siis, kui temast sai Itaalia Vogue'i peatoimetaja, ta esitas endale küsimuse, et aga itaalia keelt räägivad ju ainult itaallased, miks peaks keegi seda ostma? Ta sai aru, et need fotod peavad jutustama moest niimoodi, et see oleks atraktiivne nagu kogu maailmas. Ja see, mida ta tegema hakkas, ta ütles, et mood ei ole ainult rõivad, mood on elu. Ja ta tõi sinna sisse, Steven May, seal oli tema lemmikfotograaf, kes tegi kõik kaaned 20 aastat järjest.
siis ta tõi sinna niisugused sotsiaalsed teemad, mis olid väga erutavad, näiteks muidugi Black Issue 2008 ja mille peale ütles Naomi, et sa ei kujuta ette, Franka, mida sa oled teinud mustanahalistele naistele, et sa lasid nagu meid niimoodi kaanele ja sinna ajakirja sisse. Aga seal olid väga sünged teemad koduvägivallast, The Horror Movie, 20 lehekülge jällegi Steven Meiseli pilte ja siis iluoperatsioonidest. Ja ma mäletan, aga kas sa mäletan, minu arust üks hästi kuulus moeseeria on They Shoot the Horses, Do They? Jah, Jane Fonda filmi tsiteerides. Ja see on nagu, see on 60 ja äratud hobust lastakse, ma see 68 film. Ja samamoodi tulid, nad iga number ta püüdis temaatiliselt kuidagi mingisugust kümnendit markeerida või nagu tuua välja või iseloomustada. Aga samas tabades nagu hetke värvi, et tuues sisse väga põletavad sotsiaalsed teemad. Täpselt. Seal oli isegi õlireostusest oli üks teema, kus modellid päästsid seal kivide peal kaunites riietustes. Aga see ei olnud nagu pateetiline, seepärast, et selle põhiline asi on ikkagi nagu mood ja see lugu, seepärast, et kui sa praegu ütled, et kui me rääkisime, et peaks tegema nagu ühe sellise moeloo, kus ma ei tea, moel kuumeneb ja õli valgub välja niimoodi, siis sa kujutad ise ette, mis seal sünnib. Et see on nagu täiesti teine maailm. Ja ma olen nõus, et kui Sotsani suri 2016 ja 2016 ja 19 läks Peter. Jah. Kusjuures Peter Lindberg on öelnud, et Franca Sotsani on aastakümneid tema platooniline armastus. Aga ma ei tea, kas teda üldse lihaliselt on võimalik armastada. Aga ta andis fotograafidele vabaduse, mis neid nii motiveeris ja Franca Sotsani ütles, et ta armastab moefotot veel rohkem kui moodi ennast. Ja ma usun. Sellepärast armastad ka fotograafid teda. Ja läbi tema on, et kui ma kuskilt lugesin seda siit kommentaaridest, et mingisugune 2000 millegiga hakkas, et tulid esimesed sellised narratiivsed jutustavad moeseeriad, siis ma ei ole sellega nõus, sellepärast, et niipea, kui Franca tuli, lihtsalt see narratiiv pidi kõikjal sees olema, ükskõik sa võid pildistada täiesti abstraktselt mingid moeseeriad valgel taustal või ma ei tea, ükskõik värvilisel taustal. See on see rollide andmine modellidele, millest tegelikult ju ka Vincent siin ka rääkis, et mida me näeme tegelikult seal liikuva pildina, et ja muuseas Gallianol oli ju komme teooria ajal anda oma modellile selline roll, aga ta tegi seda vahetult enne, kui ta siis astus sellises täisrõivastuses sinna muidugi, kes tõi üldse narratiivi moefotos, oli Diana Vreeland, kes oli Vogue'i peatoimetaja 62-71 ja tähendab, tema need moestoorid, mis läksid muidugi väga kalliks maksma, oli nii, et kui pildistati talvekollektsiooni, siis sõideti Jaapani mägedesse, võeti haiku teema seal, siis Kabuki teatri elemendid, nii et sa tunned ära Jaapani kultuuri. Või siis, kui näiteks tuunikaid, siis kuskile Jordaaniasse. Nii et see läks väga palju maksma, aga ta oli pööraselt inspireeriv. Ümber ka veel. Jaa, vahel lasi ringi või ümber. Aga ühesõnaga suured legendid, väga inspireerivad naised ja väga põnev ajajärg moes on olnud Belle Époque. Ja vaata, sa küsisid seda, et miks naised või ma mõtlen ka seda, et kirjanduses, keda ma loen või kes on mul lemmikud, need on ikkagi väga palju nagu naiskirjanikud. Ja just, ütleme, et Virginia Woolf. Ma just mõtlesin. See lihtsalt ongi, et ma loen ja ma naeran seepärast, et mulle tundub, et ta on väga vaimukas oma keerulise sõnakasutusega. Ja väga voolav. Ta on väga voolav ja ta nagu räägiks nagu mingisugust stand-up comedy minu jaoks. Jutustus. Ja nagu need värvid, mis sealt juurde tulevad. Aga sa väga huvitavalt tegelikult tõid selle praegu välja, et sa vajad nagu seda ajalugu, et kirjutada seda lugu nagu praegu. Et nüüd ma jälle hüppan korraks sinna 90-ndatesse, kus tegelikult juhtub ju selline olukord,
et minu just kas Calvin Klein tellib selle kuulsa, selle niisuguse moefoto, kus keskmes on siis Kate Moss ja siis ülejäänud kõik, mis tegelikult on inspireeritud Avedoni siis 69. Ja ilmselgelt läheb see veel tagasi kuskile. Ja just, et me hüppame ju tegelikult kogu aeg ja seda kultuurikihti on sul nii hädasti vaja, et rääkida uusi lugusid. Ja no, ka tegelikult see, et me sõidame ju jalgrattaga iga päev, aga me ei pea ju tegelikult iga 3 aasta tagant jalgratast uuesti leiutama. Et sa pead teadma, et kus see on tulnud või nagu, et ratas on milliste kultuuride omad. Et indiaanlastel ei olnud ratast. Nad tassisid seljas oma pampe ja... Kui palju sa mõtled selle peale, et vaataja sust aru saab, mida sa oled tahtnud öelda? Ka selle seeria või... Ma alati arvan, et ma olen nagu nii selgelt rääkija. Ja sa ei mõtle sihtgrupile. Sa mõtle sellised... No aga kes on sihtgrupp või? Ma toon näite. Sellepärast, et ma alati arvan, et kui sa teed midagi, sa pead pildistama või kirjutama või ka reklaamiluses peaks olema see, et see reklaam peaks olema natukene kõrgemal kui see, mida me nimetame keskmiseks tarbijaks või vaatajaks. Sõber Jänes ütles, et ükskord seda, kes on seda tagapool, et väga hea puudumisel, väga halva puudumisel, mis neile sobib, neelab see nii-öelda keskmine grupp alla ka väga hea. Ja, ses mõttes, et kui sa teed nagu kõrgemale, siis tähendab, sul on alati see potentsiaal, et keegi läheb kõrgemale, ta tuleb järele, ta avastab midagi muud. Seepärast, et keskmine, nii-öelda see meie keskmine, et see on selline suhteliselt pehme mass või sa pakud head, ta neelab selle alla, sa pakud halb, neelab selle ka alla. Aga kui sa pakud ainult alla või kui sa kogu aeg arvad see, et see on nüüd see, et paneks veel nagu, teeks veel lihtsamaks, siis riburada, kogu see taust lähebki alla. Ja me lõpetame sellega, mis meil reklaamis praegu on valge taust ja produkt. Ja, aga moemaailmas on samamoodi vinkse ja vonkse olnud ja The New York Times kirjutas aastal juulis 2021 niisuguse artikli nagu Exit, the Imperial Fashion Editor ja mind väga raputas see artikkel, sellepärast et artikkel rääkis sellest, kuidas nüüd on COVID möödas ja on jälle moenädal, aga kes istuvad esimeses reas? Ei tunne enam ühtegi nägu, kes need inimesed on. Ja siis selle artiklis hakati imestama, et kus on Priya Tanna, kes on olnud India Vogue'i peatoimetaja 15 aastat, ta on kadunud. Kus on Angelika Shung, Hiina Vogue'i peatoimetaja, kes oli ametis 15 aastat oma asümmeetrilise soenguga kadunud. Kus on Christiane Arp, kes juhtis Saksa Vogue'i 17 aastat järjest oma Platinum Blondi Krunni ja Jill Sanderi ripatsiga kadunud. Kus on Alexandra Schulman, kes oli endine Briti Vogue'i peatoimetaja, kes oli aastast 92 kuni 2017 ajakirja eesotsas, kes kasvatas tiraaži 200 000-ni, kes ei rääkinud mitte kunagi dieetidest, ta ei rääkinud kunagi iluoperatsioonidest, talle meeldisid naised täpselt nii, nagu nad on, kes valiti Briti 100 mõjukama naise otsa või hulka ja kus ta on, miks ta ei olnud pärast Covidit? Ja tuli välja, et ajad on muutunud, visiooniga peatoimetajad on maha võetud ja on asendatud sümbolitega. Influenceritega, kellega on lihtsam samastuda. Ja see artikkel algas New York Timesi pealeheküljel ja seda oli veel jätkus sinna sisse leheküljele väga pikalt ja Alexandra Schulman ütles, et aga kui sul ei ole iseseisvust, kui sul ei ole visiooni, mis asi sa siis oled? Ja artikkel jõudis selleni välja, et aga need on niisugused kuulekad säästjad, kes on nüüd jõudnud ajakirja ette otsa. No, mis on ka nagu täiesti kummaline, et miks see niimoodi toimub, et kui ma vaatan praegusid, näiteks praegust Itaalia Vogue'i või ma mäletan, minu üllatus oli suur mingisugune 3 aastat tagasi, kui ma mõtlesin, et näed, et praegu on just uued välja tulnud, Itaalia Vogue, siin on Saksa Vogue, siin on Hispaania Vogue, et kuidagi olid nad Stockmannis kõik ühe riiuli peal koos.
okei, võtan Itaalia võõgil, no päris lahe, no ei ole Sozzani, eks, aga no vähemalt mingi asi on huvitav, vaatamata selle, et seal kõik poliitilised lüngad olid täidetud, et LGBT ja siis oli seal Black Lives Matter ja kõik see oli seal niimoodi plakatite, Me Too oli seal ka kõik olemas. Aga paber oli hea. Paber oli hea ja muidugi see oli nagu üks selline õhukene. Ja siis mõtlen, et vaata, mis Saksa voogis, mida ma alati vaatasin Sotsani ajal. Ja just nimelt, seal olid hoopis teised lood, teised fotograafid. Ja vaatan täpselt samad pildid sees. Nii et, ja siis ma läksin inglise voogi peale ja täpselt sama editorial jookseb läbi. Nii et me oleme jõudnud nagu mingisugustele... Me jagame materjale. Et võib-olla... ma isegi nagu ei tea, et miks influencerid pannakse peatoimetajateks, seepärast, et nagu nii, nende publik ei vaata seda ajakirja nii või teisiti. Sa ei saa selle soosti siis selle koera pead lükata. Mind õudselt huvitab Maarjani arvamus influenceritest. Kuidas sina, tähendab lihtsalt... Ma tahaks edasi tegutseda siin vallas, et ma vist ei ütle oma arvamust. No aga kas ei ole inspireeriv? Ei. Miks? Ma kahtlen selles usaldusväärsuses. Ma ei tea, kes ta riidesse pani ja kas ta kannab neid asju sellepärast, et talle makstakse selle eest. Ja kas ta kannab neid ka homme? Ta ei kanna neid homme, me ju näeme seda, kuidas ta sealt kannab. Et mind nagu hirmutab see lavastuslik maailm, ma tahan ka seda ehedust ja igatsen seda, et ma tahan ka lugusid jutustada ja ma kuidagi hästi ei suhestu sellega, ausalt öeldes. Ma ei taha ise olla äraostatav ja mulle ei meeldi see pool sellest uuest maailmast ka võib-olla nii väga. Eelmise aasta tore, et sa küsisid minu arvamust. Eelmise aasta lõpus anti välja Caroline Bessette Kennedy stiiliraamat ja siis ma mõtlesin, et naine, kes on meie seast lahkunud kurva lennuki õnnetuse tagajärjel juba paarkümmend aastat ja ikka veel uuritakse tema 90. aastate stiili. Ja siis ma mõtlesin, et aga ta oli nii aus, ta oli muidugi Kennedy poja abikaasa, aga ta kandis Calvin Kleini, ta kandis Yohji Yamamotot, ta kandis Pradat ja kandiski neid kolme. Et see ei olnud nagu igast suunast lükatud õmmata. Ta ei kandnud moodi, ta oli stiilne naine, et see ongi see vahe nüüd. Me räägime moest ja stiilist. Vaid kanna ise ennast. Ma tahtsin öelda lihtsalt, et kui me jõudsime juba sellise natuke melanhoolsede tagasivaate peale, et just nimelt see aasta 2004, kui modellid ära kadusid, siis ma mäletan, kas oli mingis intervjuus Calvin Klein rääkis seda, et meil ei ole tarvis mingisuguseid selliseid supermodelle, kelle näod ainult, 5 modelli näod on kõikjal kaante peal, et meil on tarvis nägusid, mitte nägusid, meil on tarvis tüdrukuid, kes näitavad meie riideid. Ja ma olin nagu mõtlesin, et oota, mida me räägime? Mees, kes maksis miljoneid Christy Turlingtonile, et hoida teda eksklusiivlepingus kinni. Ja sealt maalt tegelikult hakkabki täpselt see minu jaoks selline nagu suure modelli allakäik ja me lõpetame praegu, et kas me teame ühtegi modelli. Paari võib-olla oled sa kuulnud, aga nad ei funktsioneeri enam absoluutselt selles maailmas. Ei, me oleme saabunud sinna influencer modellide maailma, kes promab tegelikult või kelle valikud tehakse siis selleri, kui suur on tema vaatajaskond sotsiaalmeedias, eks ole. Et Kendall Jenner, Gigi Hadid, mõned veel, eks ole, et ikkagi väga suure jälgijaskonnaga modellid. Kusjuures ma ütleks veel midagi Franca Sozzani kiituseks, et tema kaanet tegi Steven Meisel ja siis kaanele kirjutati ka modelli nimi. Ja selle peale krimpsutati nina, et kaane kirjas on nagu modelli nimi, aga ta austas modelle kui isiksusi ja need samad modellid olid nii tugevast materjalist, et nad nagu õigustasid seda. Aga nad olidki ju superstaarid, neid tunti ju esinime järgi, eks ole. Ja nad olid ju igal pool, et teleshowdes, Cindy Crawford nemad on siiamaani. Aga ma lihtsalt mõtlen ka, et kui te vaatate sel samal korrusel neid videosid, mis on seal paari juures, et kuidas need modellid töötavad.
ja kui keegi on käinud Ellen von Unwerti näitusel, et need videoklipid, mis nendest tüdrukutest on, nad ei ole, mitte kõik ei olnud seal nagu supermodellid, aga see on nagu see ajastu, et sa näed, et mõtled, et see ei ole võimalik, et see tüdruk astub uksest sisse ja tähendab, seal sünnib, sa anna ainult tuld, et see, kuidas ta elab, et see ei ole näitleja, loomulikult ei ole näitleja ja näitleja ei saa hakkama sellega, millega modell saab, modell võib saada näitlemisega hakkama, aga tavaliselt ei saa hakkama. Need on 2 eri asja, absoluutselt 2 eri asja ja nad töötavad nagu fantastiliselt, kui need on nagu õiged modellid. Nii et Mila Jovovitš seal selles videos, kuidas ta kõnnitab, kuidas ta pöörab ümber niimoodi, järsku tal on jälle, me räägime jälle jutustusest, eks, tal on jutustus käib peas, ta räägib midagi endaga niimoodi, siis mõtleb, ei, seisatab, lükkab juukseid, ja pöörab ümber, niimoodi läheb tagasi. Ja fotograafi jaoks on see ainult kuld, mida võtta. Ja nagu see nende ilmete selline tõsidus või see sisemine konflikt või see jutustus. Ja ka ausus. Jah. Tähendab, ka ma arvan, et ühel näitlejal on nii, et tähendab, kui näitleja oleks kogu aeg aus, siis ta läheks lolliks lõpuks. Näitlejad, ma ei ootagi ausust. Ma ei oota näitlejalt seda, ma ootan professionaalsust ja vaata see, need on omaette sellised nõksud, millega ta käivitab, ta teab, kuidas ta on. Samamoodi, et kas Hedvigut pildistada või Karmenit või Helenit, see on sama, et sa teed 2 pilti ära ja vaatad, et mõtled, aga kas ma peaksin edasi tegema? Kas ma peaksin, et mul on väga kallilt on see slaid käes siin, 13 kaadrit, 2 ma tegin ära, et võib-olla ma teeksin juba järgmise outfitiga. Ja see on tõsi, sa võidki jääda selle 2 peale. Toomas, sinus on, tähendab, sa oled nii vabaduse januline inimene, see vabaduse tahe on sul alles, kirg on alles. Mis saab veel edasi? Mis sa tahaksid pildistada? Muuseas, sul on niisugune iseloomujoon, vähemalt see on minu isiklik arvamus. Sa saad kas nüüd tuleb või? Jaa, nüüd tuleb see ära. Et sa saad sa oled nii kaua seda öelda mis sa tahad. Kas sa oled fotograafias saanud kõike teha, mis sa tahad? Muidugi mitte, sellepärast, et mul on olnud, ma olen väga rahul sellega, et mul on olnud oma tiim ja oma hästi lähedased, aga seda on ikkagi, et minu fantaasiad on ikkagi natuke suuremad olnud. Et siin töötades see tähendab seda, et sa pead alati kompromisse tegema. Siin? Ja paratamatult seepärast, et kui sa vaatad, et need suured moeseeriad, mida mis näevad välja, nii nagu oleks fotograaf tulnud lihtsalt ühte stuudiosse, lihtsalt pildistanud, selle taga on 30 inimest, selle taga on nagu settingu disainerid, loodisainerid, terve suur brigaad valgustajaid ja valguspark ise, mida me ei saa eales nõuda. Aga ma arvan, et mul on vedanud ja selle viletsuse pealt sul kasvab, ma ei tea, silm läheb nagu teravamaks, nagu fotograafia üleüldse ma arvan, et see on nagu nägemise õpetus. Et kogu ülejäänud elu on ainult küsimused ja lõpuks, kui sa kaamera kätte saad, siis hakkad võib-olla nägema, võib-olla. Tead, mis mul tuli meelde? Erika Jong ütles, et mitte millegagi riskides sa riskid tegelikult veelgi rohkem. Kas oled nõus? Ma olen absoluutselt nõus sellega. Aitäh sulle. Aitäh teile. Aitäh. Kas on küsimusi Toomasele? Moeseeriate teemal Annes. Ja, palun. Nii. Järgmine tund aega tuleb. Ja see on nagu minu jaoks üks
mul on alati selline tunne, et kas ma väga palju vaatan seda tänavapilti või mitte, tegelikult ma vaatan kogu aeg ja absoluutselt vaatan kogu aeg ja ma mäletan, see ei ole COVID-i katastroof, et kõik käisid uhutud puuvilase trikooga ringi niimoodi. See algas enne COVID-it, tähendab maske ei kantud, aga juba see muutus selliseks välja veninud trikooks ja ta olid hästi monokroomsed. Ehk siis mugavus võidab stiili. Aga ma arvan, et selles oli ka mingisugune, ma ei tea, et äkki oli see mingi protest, võib-olla, aga ma ei ole ka päris kindel. Ja nüüd on see tegelikult läinud järjest edasi ja mis mind selle juures tegelikult muretsema paneb, on see, et kuskil 80-ndatel me rääkisime või alati öeldi, et Vivian Westwood läks tänavale, vaatas, et mis tänaval toimub ja siis ta võttis selle oma kollektsioonidesse, aga ma tegelikult ei näe seda eales. See mängitakse ümber, aga kui ma praegu vaatan ka seda, mis nagu Kossi või tähendab, Koss on kõrgem H&M, eks, niimoodi või Arket, mis on täpselt samamoodi. Sa vaatad see minimalism või see väljavenimine on seal siiamaani, nad lihtsalt kopeerivad, nad jooksevad täiesti selle järel, mis on, ma ei tea, mis on mugavusest või ebakompetentsusest või sattunud tänavale. Ja võib-olla on ka paradigma muutumine on see, et mina olen alati arvanud, et mood ei pea olema mugav. Anu, sina vaidled mulle kindlasti vastu. Mina mõtlen, et need saabad kaaluvad mul üks saabas 3 kilo näiteks. Mulle need saabad hästi meeldivad, eks, kokku 6 kilo. Ja selle tulemusena näiteks ma ei saanud panna Antonia tehtud pükse jalga, seepärast, et sääremari oli liiga paksuks läinud. Nüüd me räägime. Aga see on tõsi, ma arvan, et mood see ei pea olema ainult mugav. Vaielge mulle vastu, tähendab, ma lähen tulle selle sõnumiga. See ei pea olema mugav, nõus. Ei, mina olen täitsa nõus, jah. Oota, mis see teine? Ma arvan, et see peab sind tõstma. Kuidas sa oled rahul tänavapildiga? Mõtlesin teha, et see on hullem kui COVID-i aeg ja sõda. Praegu? Jaa. Sa oled nii morbiidne. Täpselt 90-ndatel sama. Sa ei saada, kust ma olen tulnud. Minu kõik lõpuülikonnad on õmmeldud rätsepa juures ja juurde lõikaja juures niimoodi. Kus vanad prouad askeldasid minu ümber ja siis oli nagu rätsepmeister, kes pani õlad paika ja rebis neid lahti ja pani patšokid alla ja nagu viimistles. Viimistles, venitas ja triikis neid asju, nii et see, kus sa tuled, või kui ma vaatan filme 30-ndatest või kas või Hercule Poirot filmiks, niimoodi, mis mul õnnestus kõik 73 läbi vaadata jõuluajal, niimoodi, et ma lihtsalt vaatasin niimoodi. Ja siis me peegeldasime, mis osa sa vaatasid, mis osa ma vaatasin. Kohvitass külma kohviga, et kuidas on võimalik see õmblus. Ma võin õhata ja ma arvan, et see on kõik, see ongi naeruväärne, seepärast, et nagu neid väärtusi ei ole, et Vincent ilusasti ütles, et Blade Runneri lõpp, et see üks pisar, mis kaob vihma sisse ära, et see pisar, millest sa oled näinud, et see lihtsalt kaob, seda lihtsalt, ma ei tea, kas see tuleb, aga sellel ma ei näe ka põhjust, miks see peaks tulema. Ma ei näe põhjust, miks peaks tulema nagu üks korralik pintsak või Savile Row või see on nagu niivõrd eksklusiivne asi, et lõpuks me ei saa isegi aru, et kas on modelle tarvis, et me saame lõppude lõpuks. Meil ei pea isegi käima keegi catwalki peal. Me ei lähe nii kaugel. Kas on veel küsimusi? Küsimus, et ma saan aru, et me oleme tänaseks maailma lõppu. Hello. 90-ndatel ja need on juba natuke veel ja mis on see, mis peaks nüüd muutma? Kas see on sama, mis juhtus 87. aastal Black Monday, ehk siis majanduskriis, mis lööb kõik sassi ja tuleb uus nägemus, tuleb värske hingus. Või on meil vaja teist Peter Lindberghi, kes toob isiksuse esile? Nojah, ega see Peter Lindberg ei kasva ka jälle, eks vaata tühja koha pealt. Nii et ma kordan 12. sajandi targa ütlust, et me elame hiiglaste õlgade peal. Nii et
meile tundub see, et ühtäkki ta sai, et ta ei tahtnud Vogue'i minna, ta ei tahtnud Vogue'i teha, tema armas kallis abikaas oli tegelikult kaastija erinevatele moeajakirjadele, nii et ta võis lubada endale seda, et ma ei taha tõepoolest, mis mõttes ma Vogue'i peaksin minema. Aga nagu aeg oli kõik ka muutunud. Ma lihtsalt arvan, et see koht, kus me praegu oleme, on hoopis teistsugune. Et meie virtuaalne suhtlemine ja jutustuslik suhtlemine on muutunud, sellest suurest liitlausest on jäänud järgi sellised haugatused. Lünklaused. Ja lünklaused. Ja siseneme haikude maailma. Et põnev, mis tuleb. Ja ma arvan, et selleks ajaks, kui asi päris naljakaks läheb, on minu passi daatum jällegi mulle kasuks. Jah, aitäh!